Ühesõnaga, kui ma hakkasin 30+ aastat tagasi oma abikaasaga kokku elama, siis juhtus niimoodi, et tema, ma küll pärast ütlen siin, aga tema hakkas mind siis üles äratama. Ja ma ise nimetan seda sügavast koomast või pimedusest, jah? Seda on ka isegi kuskil vägevates juttudes meedias nagu öeldud niimoodi, et suures koomas või pimeduses elad. Ja võt, ma täna tunnistan, et ma selles elasingi. Ja see tähendaks seda, et sa tegelikult elad mingisuguses illusioonis, iseenda loodud illusioonis. Ja mitte iseenda, jah, illusioonis. Ja kuidas see siis tekib, et see ei ole nii, et sa elad nagu kujutud ette omale mingisuguse luulu pildi visualiseerid ette, vaid et sa nagu mõtled selle iseendale ja tegelikult ümbritseva maailma abil, mida sulle siis genereeritakse kogu aeg. Kes siis genereerib? Kõik, mis ümber on, kõik, kes ümber on, kogu see info, mis seal on, tuleb see siis telest või tuleb see lehest või on need siis sõbrad või on need koolikaaslased, trennikaaslased, kogu inimmass, kogu see infovoog, kõik see tuleb ja kõik see kujundab ja kõik see mõjutab meid. Meie reaalsuspilti nii-öelda siis? Ta kujundab meie uskumused, meie arusaama sellest maailmast, maailmakorrast, sellest toimimisest, mehhanismidest, kuidas see asi käib. Ja see hakkab pihta ju sellest, kui me sünnime siia maailma. Algul hakkavad meie isa ja ema meid vormima, elu käib meil siin niimoodi, eks ole. Siis me läheme lasteaeda, vormivad lasteaiakasvatajad, meie sõbrad aitavad kaasa selle, siis sa lähed nagu kooli, algklassid, siis on edasi juba klassid, siis sa hakkad aru saama ja hakkad väljaspool kaugemal käima, siis saad uusi tuttavad, kõik vormivad, siis sa tahad olla kõigiga sotsiaalne, suhelda, keegi on ägedam kui teine, siis tahad ka selle moodi olla. Kõigega kursis olla. Sest et teised on nii ägedad, teised naeravad, mõtled, et mis sul viga on ja siis sa niimoodi kujuned, eks ole. Ja kui sa ühel hetkel oled nagu ära kujunenud, siis oledki siis see, kes sa valmis oled ja siis sa oledki ära kujunenud ja tegelikult me nagu siis olemegi nagu need, kes me siis ühel hetkel oleme. Tänaseks on minust saanud see, kes ma täna siis olen. Aga millal kliks ära käib? 30 aastat tagasi ja kui me kokku hakkasime elama abikaasaga, siis ta hakkas mind nagu äratama sellest koomast, mis oli siis eelnevalt loodud uskumuste või see nii-öelda illusioon, eks ole. No võt, siis ta läks nagu kõvasti aega, sellepärast, et ma olin kõva pähkel ja loomulikult ma olin õige vend ja tegelikult kõik see trigerdas ja ma ikkagi jooksin korralikult eest ära. Püüdsin teha oma tööd, täita oma ülesannet, mis on lapsena selgeks saanud, et kui ma pere loon, siis ma pean hakkama tööl käima, ma pean kodu looma, pesapunu nii-öelda kodu ehitama, koera võtma, lapsed tegema ja raha koju tooma, sest et arved on kinni vaja maksta, eks ole, poest on toidukorv ära tuua ja ma tegin seda väga hästi. Aga kunagi ei olnud teadmist, et hoida on ka vaja, et on vaja hoolimised, on tunded ja asjad, eks ole, et ma olen tegin kõvasti sport ja omast arust väga tervislikult elanud füüsiliselt, aga mitte vaimselt, mitte emotsionaalselt väga katki olnud tänaseks, et sellest on räägitud kunagi ja on ka kunagi eeskuju terve pere näol, ma ei olnud kunagi näinud seda varem. Ma olen ise katkisest peres üles kasvanud, ema üksinda kasvatas 2 poega. Ma olin vanem. Ja vanemad lahutasid, kui ma olin 5-aastane või 4-aastane. Siis võeti mingi nii-öelda kasuisa meil ühel hetkel, kes oli lihtsalt eriline värdes. Ja mingil ajal mõtlesin, et saaks pommi panna tal voodi alla, et ta oli nagu eriti vägivaldne. Ma julgen isegi toast välja minna. Mõtlesin, ma saan igal hetkel peksa, vahest sain ka. Nii et ei julgenud kodus olla, koju minna, elutuppa telekat vaatama minna, midagi, isegi kööki külmkappi ei julgenud minna, sest kui see mees kodus oli, siis mõtlesin, et ei tea, mis juhtub. Et eladki hirmus, ja see on sinu sees. Nii et 15 aastat üritas abikaasa mind üles saada, kuniks me tegelikult õppes see asi niimoodi, et ma olin ikkagi nii ära uppunud töösse, sellepärast, et see töö, mis ma tegin, müügitöö,
ma ikka võtsin seda ka väga tõsiselt, sellepärast, et noh, kõik oli väga raske. Nagu kogu inimesed räägivad, et noh, algus on ju väga raske, aga me peame hakkama saama. Nui 4. Mina juba araks ei löö, ma saan hakkama. Tagusin rinda ja tegin. Ma tegin väga hästi seda tööd. Aga selle ajal uppusin veel sügavamale ära sellesse kaosesse. Loomulikult ma põlesin läbi ja kogu see stress tuli koju ka, eks ole, naine üritas mind päästa kogu aeg, et kuuled, et noh, et see ei ole okei, aga lõpeta alkoholi tarbimine, lõpeta enda uimastamine, lõpeta see ära käitu nende teeni, need on mõjuvad sulle halvasti, lõpeta noh, kõik see asi, eks ole, töö ja sa pead nagu piiri vahele tegema, millal piiri üldse vahele tõmbama, millal sa nagu töötad ja millal sa puhkad, nagu, et see kogu aeg oledki ainult tööl, on ju. Mitte ainult 24/7, vaid kõik tööpäevad aina. Ma töötasin müügi inimesena 25+ aastat, 25 aastat kinnisvara maaklerina. No, teadupärast maaklerile võib ju helistada igal ajal. Tema ju ei ole inimene. Aine. Aga noh, kui vastu ei võtta, siis kaotad kliendi. No, täna on muidugi ei saa kätte, kui on ikkagi puhkaeg. Täna on nagu konkreetsed reeglid. Ja aga noh, see on nagu väga hävitab. See nagu põhimõtteliselt sinust ei jää midagi järgi. Kui sa seda elu elad, siis sa elad kõik ainult selle nimel, et kliendid, sest et ja raha kogu aeg on puudu, ükskõik kui palju sul on, ikka on puudu. Aga seda, mis sul on, seda ei näe. Siis eladki kogu aeg selles hirmus. Ise aru saamat. Abikaasa ütleb, aga tegelikult sa ei saa aru sellest, sellepärast, et see on ainult sõnad, sa ei taju seda. Reaalsuskogemus on midagi muud. Absoluutselt. Ja see taju sellepärast, et sinu närvisüsteem on kogu aeg nii üle pinges. Head sa põlema ei lähe. Ma arvan, et kui keegi suudaks sellise pildi teha, siis tegelikult ma käisin ringi ja ma arvasin, et mul oli leek peal kogu aeg, kogu aeg põlesin suure leegiga. Päriselt. Noh, kujutad ette seda pilti praegu. Ma arvan, mingi multiks on kindlasti tehtud selline. See on nagu kurbkoomeline. Ja siis juhtus nii, et tegelikult ma olin ikkagi täiesti välja kannatamatu ja Helena jaoks ja Helena astus uksest välja, et nii ei saa, kõik. Et võta endal aeg, mõtle, mis sa elult tahad. Mina muidugi aru ei saanud, mõtlesin, et ma olen ju ka enda pappi koju toonud ja kuidas see õnnelik ei saa olla siis on, et aga noh, et see on nagu kurb. Et täna ma saan aru, et noh, ilmselgelt olid valed otsused. Ühel hetkel saime kokku uuesti ja siis hakkas elu muutuma. Siis ma sain aru, et see, mis ma olin varem teinud, et see ei saa nii olla. Õnneks aastate jooksul tuli ka majanduskriise kaasa, mis siis aitasid kaasa natukene iseenda sisse vaadata, sest et töömaht vähenes ja tegelikult sellist välistressi hakkas nagu vähemaks jääma. Et natukene vist hakkas närvisüsteem rahunema. Läbi kliendi kohtumiste asja, neid oli lihtsalt vähem nagu. Ja läkski paremaks. Helen hakkas kaasama mind igasugustele üritustele, kuna ta võttis ise omale väga vägevaid koolitusi, erinevaid metameditsiinilisi, siis ma käisin kaasas, ta jagas seda infot, ma olin väga lähebil, püüdsin oma sealt tolle sõpradele infot jagada. Enamusel muidugi ei huvitanud, ma sain aru. Ühest sisse teisest välja. Jah, et proovisin näidata, et kui äge see asi on, aga ma sain sealt nagu selge tagasilöögi, et kedagi kotina. Et õlut on ikka parem juua edasi ja mitte vähe. Ja tegelikult võiks viina ka võtta, et see on tegelikult see, mis aitab mees. Sa oled valel teel, et sa oled ikkagi imelikuks läinud. Ja noh, siis on veel igasugused palju tagasilööks, sellepärast, et see on see kogu see asi, nagu sa saad aru, ongi see kliks, et see ei ole nagu korraga, et see on aastaid kestev asi, et sa järjest saad aru, et tegelikult sa oled nagu paremal teel, aga midagi nagu ikka on valesti ja aru ei saa, mis valesti on, sisemine rahutus ja sa ei saa mõista seda asja tegelikult. Aga sa hakkad nagu rohkem jupi kaupa aru saama, et midagi peab veel olema ja ei saa aru ja loomulikult sa hävitad ennast nagu väga palju veel selle tee peal. See sõltub sellest, kui palju sa oled nagu ära vahepeal ennast ära põletanud. Ja siis jõudis mingisuguse hetke, kus
kus ma olin siis ma läksin meestekatele. Need olid mingid aastad tagasi. Ma arvan, see oli võib-olla 3 aastat tagasi. Kus siis pärast seda hakkas toimuma väga kiired muutused. Et ma olin jõudnud siis oma selle väikeste nihetega sinna, et ma läksin meestekatele. Aga enne seda oli vist COVID ja väga palju eraldumist inimestest, tööinimestest, nii-öelda sõpradest, trennidest. Ma olin ise vaktsineerimata. Meil oli üsna selge peres, et see on enesehävitus, mis tehakse. Et me ei lähe sellega kaasa, nui 4. Meid lõigati ikkagi igalt poolt välja. Meiega ei juletud suhelda, ei oma sõbrad, trennist visati välja, kus ma olin 10 aastat käinud, kõik totaalne asi nagu, et see muidugi aktiveeris minu sees väga palju sellist, väga palju hirme ja ma tänaseks tean, et need on siis lapsepõlve traumajäljed, mõjud, mis on kõigil inimestel kaasas. Täna ma siis tean seda. Ja kõik see järjest aktiveerus ja hakkas välja tulema ja reageerima, eks ma siis reageerisin. Nii et see käis mulle sees kogu aeg lainetuna, küll oli hea, siis oli halb ja siis ma olin hooliv ja siis ma ei olnud hooliv ja siis ma perutasin ja põgenesin ja kõik sellised asjad, nii et hea ja halb kõik läbi segi, nii et see on selles mõttes nagu selline Ameerika mäed nagu ja ei soovita kellelegi, ma saan aru, et kõigil on see tee vähemal või rohkem määral ees, mõni on läbinud, väga paljud ei ole. Ja kuidas see parasjagu igal ühel läheb, on iga ühe teha. Kui ma käisin meestekal ära esimesel, siis ma olin seal 2 päeva või 3 päeva, need on siin Eestis. Julgustan kõigile Tiit Trofimovi juurde, minge tehke tema meestikus läbi, soovitan kõigile, ma olen käinud mitmed kordi, iga kord sa arened ja saad rohkem iseendaks selles heas mõttes. Kui ennem ei teadnud, siis hakkad natukene rohkem teadma, isegi kui mitte sellel üritusel, siis 6 aja pärast, pool aasta pärast, et sinus hakkavad toimuma nihked. Ja need iga nihe nagu avab sinus jälle mingi kihi, sa hakkad nagu rohkem jälle nagu nägema ja taipama. See on see, mis me seal saate alguses rääkisime, et kas sa saad aru või ei saa aru, eks ole. Iga kord sa hakkad taipama nagu rohkem nagu. Ja siis ma sattusin juba, mitte kogemata või juba teadlikult veel, meil on Eestis olemas üliägedaid terapeute, minus hakkasid aktiveeruma pärast neid meestekaid väga kummalised asjad ja ma olin täiesti nagu sügavas segaduses, sisemises, isegi nagu paanika, et täiesti arusaamatud, mis siis toimuma hakkas, et ja ma tahtsin sellest lahti saada, minu seest hakkas tahtisi välja saada tohutu kogus erinevat infot, millega ma, sealhulgas infot, millega ma olin omast arust eksinud, milles ma olin minevikus eksinud, kus ma olin teinud valesi otsuseid. Ja see oli nagu tohutu sisemine surve ja me saime ühenduse Helena Miis kokku oma käis Tiibeti meditsiini õppimas siin paar aastat ja sai oma ühe koolikaaslasega kokku, kes siis tegeleb energeetilise, ühesõnaga juhib energiaid, ma ütleks lihtsas keeles. Filmides on need nagu muistkunstnikud. Ega nad tegelikult siis ikkagi olemas kunstnikud, et päriselt energia on ju meie ümber, meie inimene on ka energia, eks ole, ja siis nad oskavad seda suunata ja tegelikult selle energia abil energiat saab nihutada ja nad saavad distantsilt inimesi aidata ja sealhulgas nad saavad ühesõnaga palju asju teha, mis sellisele nii-öelda inimesele, kes ei saa aru neist asjadest, on nagu ikka nõiad nagu. Ja head nad ei ole põlema pandud. Ja ta aitas energeetiliselt puhastada väga palju minus ära, minu väljas, minu sees, organid avada, panna uuesti tööle väga paljud, ei olnud normaalses töökorras sees, kehas väga palju blokeeringuid, välises energia väljas väga palju blokeeringuid ja see omakorda ta puhastas ja siis omakorda aktiveeris veel
veel lisaprotsessi pani kiiremini tööle, mis siis tegelikult käivitas terve laviini erinevate emotsioonide ja erinevate emotsioonide vabanemise, nii-öelda aktiveerumise kehas, liikuma panemise, ma ei osanud selle hullusega peale midagi hakata. Ja see tõi igast pilte esile, värki ja lõpuks ma olin siis, viis mind sellesse olukorda, et ma olin sunnitud Helenale siis kogu oma mineviku ära rääkima, mis kuradi jama ma olen kokku korraldanud sellel minevikus ja ma nimetan ise seda nagu klikiks. Ja pärast seda loomulikult on hakanud toimuma, meil käib Helenaga väga suur selline peegeldamine, ta on mul tugev peegel ja nüüd ta siis näitab mulle korralikult, nüüd ma olen kuulekas õpilane, vanasti ma jooksin ära, põgenesin ära sellest, nüüd ma olen kohal, nüüd ma tean, et see kõik, mis ta on eluaeg rääkinud, on nagu õige olnud, ma lihtsalt ei saanud sellest aru. Ja nüüd ma olen viieline õpilane, ma võtan kõike, üks asi on mõista, teine asi on teostada, et see teostamine ei ole üldse tegelikult lihtne. Sellepärast, et me oleme ikkagi oma harjumustes nii kõvasti kinni. Ja see ei ole lihtsalt, et peas harjumus, vaid et see on meie närvisüsteemis sees nagu. Ja see on nagu crazy värk, et see on algul seda aru saamatu. Lõpuks ma olen uurinud siit ja sealt ja mitte vähe. Ja see on mööda pääsmatu ja see ongi nii. Ja see on ka põhjus, miks ma teen täna joogasi ja teen neid hingamisrännakuid. Et juure tasandil see kõik ära muuta, see, mis ei lase, mis mõjutab kõiki inimesi, mis on fundamentaalne. Seal on kõik kinni. Kui selle ära saab muuta, siis peaks saama kõik korda.